Trennid hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa aprillikuine külaline on Tom Rüütel. Tere taas! Käes on aprill ning välja sõitseb lill. Meie oleme taas stuudiosse tulnud, et tuua teieni järgmine saade. Kohal on minu kaassaatejuht Jüri Lehtmets ja meie tänane külaline ja vana sõber Tom Rüütel. Tere! Mees nagu orkester. Tere! Täpselt. No tere Tom! Tervist! Rõõm siin näha. Rõõm on olla siin. Jaa, et kuidas on siis? Oled valmis? Peaaegu alati valmis. No, see on ju suurepärane. Et ma loodan, et tuleb huvitav õhtupoolik meil. Jah, ega armastan öelda, et ega sageli on nii, et töö käib telja materjalist, et seda mida minult küsite, seda ma vastan. No, selleks ma olen siia nagu tulnud. Aga siis küsikski enda poolt esimese küsimuse, et kuidas algas täna sinu päev ja kuidas sa siia jõudsid? Jaa, tänane päev algas vara nagu iga argipäev, et mul on äratus on 5:47 ja meeldib nagu nii vara ärgata sellepärast, et siis on aega endale teha natukene trenniharjutusi ja võtta nagu hommikus sellist aega, kus nii-öelda kõik alles magavad ja kuidagi rahulikult ärgata, et mulle ei meeldi selline kiirustamine. Ja hommikuti tuleb mul siis isiklik abistaja Reet, kes siis aitab päevatoimetustega alustada, dušš ja söök ja kõik jutud ja siis läksin tööle ja nii see päev algas, et nii nagu iga päev tegelikult. No, ausalt, et sa võiksid nii üles tagad. Jaa, ma kunagi ei ütle nõnda, et kõik peaks ärkama varakult üles ja ma kindlasti ei ole nii-öelda selle kella viie nii-öelda klubi fänn, sellepärast, et magamatust ei saa ülistada, aga mul sobib nii, et ma lähen õhtul pigem 10, poole 11 paiku magama ja siis ma saan tegelikult oma unetunnid kätte, et ma olen pigem julgen öelda hommiku inimene. Kas iga mineku juurde kuulub ka trammisõit? Ei, enamasti on nii, et töö on mul hästi lähedal, et kas hommikuti lähen jala või siis et tegelikult trammisõite on nagu paraku vähemaks jäänud, sest töö on hästi lähedal. Ühest küljest on see hea, ühest küljest küll. Jah, mul selles mõttes, kui me siia trammide peal läksime, siis trammid on lemmikud ja täna ka, kui neid vist umbes 2 kuud ei ole, juuli keskel tulevad trammid tagasi, et siis selles mõttes kodukandis neid praegu ei ole, et siis tegelikult on võib-olla veits keeruline on, aga saab hakkama. Ma mõistan siin, ma olen sinuga natuke samas kohal. Kesklinna ma päris tükk aega vist ei näe. Okei, ja selles mõttes, et siia jõuda pidin ma ka läbi kesklinna tulema, et ma nagu ei kurda, et ehitused on vaja ära teha ja ega linn muutub siis ka ligipääsetavamaks ju selle nagu sõna kõige laiemas mõttes. Jaa, ei, ma olen sinuga nõus. Loodame, et ei tee mingit jukerdisi juurde ja soovi. Jaa, kokkuvõttes kasutusest ikka. Jaa, absoluutselt. Nii, aga küsimuse nüüd Jüri, et teemegi korda. Okei. Et järgmisel, kuna meil on loodetavasti igasuguseid kuulajaid, siis võib-olla selgitad oma sõnadega oma siis nii-öelda puudelisuse olemust või nagu sina meid nimetad puudikul olemust, et nii puudik sa oled. Jaa. Ma olen hästi liikuv puudik seda sõna otseses mõttes, sest mu keha liigub
liigub üpris hästi, et liigagi hästi, et ma ei kontrolli oma liigutusi ja selle tõttu on mul siis, kuidas öelda, selle plusspool on see, et mul on väga harva külm ja teine plusspool on see, et mul on pidev trenn. Nii et oht paksuks minna on suhteliselt minimaalne. Ja siis ma kõnnin ka, et kõnnimuster on mul ka suhteliselt, kõnnin rohkem nagu kipun kikivarvukil kõndima ja pidevalt on siuke hoog sees, et selles mõttes jah, et ja käeline tegevus on mul ka väga raskendatud, et mida rohkem ma tahan ikkagi kätega midagi teha, seda rohkem seda tudinat sinna sisse tuleb, et üldiselt ma irooniaga armastan öelda, et käed on ülehinnatud. Väga huvitav mõte. Mina oma ainus ei saa seda öelda mitmetel põhjustel nii sensuurselt kui ebasensuurselt. Jah, absoluutselt. Et tõesti nagu jah, aga inimesed on nagu leidlikud, et selles mõttes, et ma kindlasti ei taha siin väita seda, et kui sul on üks meel teistsugune, et siis teised meeled on rohkem arenenud. Et need ei ole kindlasti arenenud, et need on arendatud. Et kui sul inimesed juhivad autot jalgadega, söövad jalgadega, vahetavad lastel mähkmeid jalgadega, et jah, lihtsalt tuleb teiste asjadega hakkama saada, et mis sul on antud. Võib-olla ma ütleks samalt poolt täpsustuseks, et meil peaks olema sama suve erinev vorm. Jah. Tserebraalparalüüs. Jah, tserebraalparalüüs. Tom saab omamoodi jalutada, mina ei saa. Aga elust teeme kõik erinevalt võtta. Absoluutselt. Eestis on hästi huvitav, et tserebraalparalüüsil pole oma liikut. Ja olen selle peale mõelnud, et kas võiks olla, mine tea, võib-olla kunagi võiks olla, aga selles mõttes, et ma arvan, et ühingu loomisel peaks olema hästi selline kindel siht ja ühingut lihtsalt kooskäimise pärast täna ma tegelikult ei näe mõtet sellisel kujul, aga et täna oleme me kõik, kes rohkem, kes vähem ja kes tahab olla ühenduses ja täna internetis seda materjali on, et ma arvan, et ühingul on mõtet kogemusnõustamise nagu eesmärgil eriti ja eriti ma tajun, et see ühingud võiksid olla siis vanematele, kellel ka sama või konkreetse või ükskõik mis diagnoosiga lapsed siis perre sünnivad, et tegelikult vanematel on täpselt täna niisama raske, kui oli vanematel 80-ndate lõpus, kui mina sündisin. Ja täna ja laias aastus ju probleemid ikkagi on samad. Et jah, ma arvan, et selles mõttes, või siis ühing on äge ka siis, kui koos reisidel käia, et ma arvan, et see, aga see tahab ühingul kõva rahakotti või head sponsorit. Need vähendused on head mõtted mõlemad selles suhtes, et tõesti võib-olla tulevikus võiks ütleme ühing olla, et ta ei halvada ja ei teeks. Sest ma ise olen ka täheldanud, et ma vähemalt enda selle Düsseni maastiku ongi kahte sorti ühinguid, ühed on vanemapõhised. Vanemapõhised kipuvad väga nagu ravimeid ja ravi otsima. Ei, see on teist liiki, kus siis nagu nii-öelda Düsseniga tüübid ise korraldavad oma asju. Ja seal kipub see fookus olema rohkem selle sotsiaaliteemal, et kuidas ma oma eluga hakkama saan üldse. Ja mõlemad on tegelikult tähtsad, et meil, ma ei tea, tserebraalikatel on selles mõttes ravimitega, ravimimaailm on, aga nagu väga head ravimit meil ka täna ei ole minu teada, võib-olla kuskil on,
aga jah, et ma kuidagi tunnen, et ja ma näen, et kõik kuidagi tserebraalikad saavad nagu hakkama, kui ma vaatan nagu laias pildis, et ja keegi Eestis on selline puudega inimeste kogukond on suhteliselt ikkagi väike ja väga paljud ikkagi tunnevad üksteist, et tihtilugu saab ka sealt sellist kogemust, et aga kui on aeg sündida sellel ühingul või mis iganes vormis ta on, siis küll siis on aeg. Jaa, see on hea mõte. Ja me peame arutama seda asja sinuga. Just. No eks on see sama teema, et näiteks lihasaigus on sama teema, et välismaal on igal lihashaiguse vormil enam-vähem ühing või mingi asi, aga meil on siis kogu kupatus on kõik kokku lükatud. Arusaadav. Aga liigume siis järgmise küsimuse juurde ja mina küsin sult, et milline on sinu ideaalne päev? Ideaalne päev, ideaalses päevas võiks olla natuke kõike, võiks olla natuke töökust, sellist lõbusat osa ja elamusi, sest ma hästi kuidagi tunnen, et ma tahaks hästi palju elamusi saada ja käia ja näha ja kindlasti ka ennast nagu rakendada töömaailmas. Aga jah, et ideaalne päev võiks seda kõike nagu parajas mahus ikkagi pakkuda, et küll on nii, et emotsionaalsus kipub teinekord liiale minema ja tekivad tähelepanematusest ka, ma ei tea, füüsilised apsakad, kus kukud või kiirustad ja nii edasi. Aga jah, et kuidagi ideaalses päevas võiks kõik olla parajas mahus, aga jah, ja ideaalne päev võiks olla ka nii, et sa lähed rahulikult magama ja sa oled oma päevaga rahul, et tegelikult kui võtta päev kokku, et siis sa oled oma päevaga rahul ja see ongi nagu ideaalne päev, et ma arvan, et tore on vaata mõelda. Jah, aga kui igapäevasemaks tulla, siis ideaalne päev on see, kui kõik on päevas nagu hästi läinud enam-vähem. See on hea mõte. Ma olen sinuga väga nõus. Aga kus sa kogud seda energiat? Power tuleb? Power tuleb heast unest. Jah, et tegelikult ilma uneta powerit ei tule ja ma arvan, et siuke 3-4 päeva saab ka vähesema unega, aga tegelikult siis selle une taastamiseks, hea une taastamiseks läheb palju aega, et power tuleb ikkagi heast unest ja kui keha on nagu värske ja mõnus, siis on ka tuju hea. See on tõenäoliselt spordiline. Ma olen seda väga. Ka teadlased on selleni, kui te jõudnud. Absoluutselt. Sa vist jõudsid enne. Jah, et selles mõttes, et unega ei ole mul kunagi probleeme olnud ja ärkamisega ka mitte, et selles mõttes ma tõesti hommikud teevad mind rõõmsaks juba. Ma arvan, et see on suurepärane. Ma arvan, et teadlased kogukond on sinu. Nii, aga minu poolt jälle üks ideaalsuse küsimus, et milline on sinu ideaalne puhkus? Jaa, ideaalne puhkus on... Ma kindlasti ei ole selline inimene, kes tahaks basseini ääres vedeleda nädal aega jutti, aga ideaalses puhkuses on kindlasti ka paar päeva sellist lihtsalt olemist. Aga ma tahaks hästi palju näha ja seigelda ja proovida, et see on ideaalne puhkus ja see puhkus ei pea olema luksuslik, see võib olla magamiskott, telki ma küll väga ei armasta, aga ideaalne puhkus jah, et sõbrad, ma võin natuke idealiseerida, aga ideaalne puhkus oleks minu selline unistuste puhkus oleks, et lähed üksi seljakotiga metsa,
3-4 päeva ja ma arvan, et see oleks nagu väga äge, aga mis on nagu tore öelda ka, et üksi metsa seljakotiga 3-4 päevaks ma ei lähe kunagi, nii et nii et jah, ka see on märk ideaalsusest, et ideaalsust mõnikord ei olegi olemas. No aga soovunelm peab ideaalne olema. Jaa, soovunelm peab, aga teinekord, kui ma mõtlen nagu soovunelmate peale, siis need võiksid ka nagu reaalsemad olla, et jah, kosmonaudiks saada on raske, aga piisava rahahunniku korral võib ikkagi kosmoses täna peaaegu igaüks ära käia, et jah, et see, jah. Sa käisid iluti USAs, kas see oli ideaalne puhkus või kuidas seda kirjeldada? Jaa, USA on äge selles mõttes, et tuled tagasi ja näed Tallinna summikut ja mõtled, et inimesed on vihased, aga tegelikult pole põhjust. Et 2-3 lausega kokku võtta, siis mastaabid on hästi suured. Inimesi on tohutult palju, inimeste selline suhtumine on hästi hea, et ma tõesti seda kaifisin, eriti ma kaifisin mustanahalisi seal, sest nad olid tõesti rõõmsad, mõni tuli lõi patsu, lihtne oli nendega juttu ajada, et täna, kui ma siia tulin, siis ma tegelikult mõtlesin selle peale, et meil ühiskonnas tegelikult selline suhtlema hakkamine on üpris nagu keeruline, eriti võhivõõrastega, aga Ameerikas ma tajusin jah seda, et veits tajub seda igal pool, aga võib-olla see on ka enda peas kinni, et ise tunned ennast vabamalt, et suheld oli hästi lihtne inimestega. Et jah, et kas ma läheks tagasi, läheks küll, aga kindlasti tahaks rohkem nagu maakohti näha, et siuke linnad on suured, vahemaad on kauged, aga väga äge kogemus, väsitab, väga väsitab. Tagasitulek oli mul nii-öelda unemõttes oli hästi-hästi keeruline. Kuidas see ligipääsetavus oli? Ligipääsetavusega oli nii ja naa, et nagu peab natuke planeerima, kindlasti kui vaadata elamiskohti, et siis alati tuleb nagu ikka eeltöö ära teha. Aga laias plaanis bussid on ligipääsetavad, rambid on olemas, abistatakse, et kas on ideaalne ligipääsetavus? Ükski ligipääsetavus ei saa olla ideaalne, eriti mis puudutab füüsilist ligipääsetavust, aga tegelikult saab hakkama, et olen palju hullemat näinud. Ma saan aru, et selle vähemalt Jakob Rosil on maininud, et see disability-act töötab päris hästi seal. Ja seal ka tegelikult mina tajusin seda, et inimesed on hästi tähelepanelikud, et kui nad ikkagi nägid, et ma bussi peale tulin, siis nad lasid selle bussi külje nagu alla peaaegu maadlegi, et tegelikult hästi palju on ka tähelepanelikkuses kinni, ma tajun seda. Seda on ainult meeldinud kuulda, et inimesed tõesti ka pööravad tähelepanu. Ja, õnneks mitte kõik, aga et kui sa, jah, et teeninduses ma tajusin küll seda, et ollakse hästi tähelepanelikud. Nii, järgmise küsimuse au on taas. Siit tulebki järgmine küsimus, et millised kuvalisi kohtumisi sul ette tuleb? Ma kujutan ette, et neid on ikka olnud. Ja ma ei saa täna küll nagu öelda, et iga päev oleks mingi kummalisi kohtumisi, sellepärast, et ühiskond on üsna, või siis mina näen seda, et on minuga nagu üsna harjunud, aga täna bussis alati ei kiputa minu kõrvale istuma, mis on tegelikult minu võit, mul on rohkem ruumi, et võib-olla inimestes natuke seda pelglikkust võib-olla on, aga nagu tänavapildis või nii, et pigem
need ajad on möödas, kus ikkagi rohkem salvati ja näpuga näidati ja naerdi, et mina näen küll, et kui ma tulin umbes 11 aastat tagasi Tallinnasse elama, et siis see oli ikkagi päris crazy, aga täna puudega inimene ühiskonnas on pigem normaalsus ja järjest normaalsemaks muutub, et mina küll tajun, et inimesed eriti pikalt järgi ei vaata, aga eks see võib olla minu peas ka kinni, et ma kas ei pane tähele või olen sellega leppinud ja pigem muigan, et ja lapsed jäävad ikka lasteks, et see on äge, et lastega tuleb tegeleda. No nii, jah. Selles suhtes jah, et see on nagu loodus, et laps ongi uudisimulik elu. Yeah. See on tema olemus lihtsalt. Absoluutselt. Ja lastega tegeleda mulle selles mõttes meeldib ja rääkida nendega, et rääkida nii nagu asjad on ja ma räägin sama juttu olenemata east. Tegelikult õige, see on väga õige. Et kuidas sa muud moodi seda asja nagu lahendad, kui sa väiksele räägid seda jutust, ta suuresti juba teab seda, kui sa suuremale räägid, siis ta teab seda suuremale. Absoluutselt. Täpselt. Et jaa, väga tubli, et sa tegelikult ka niimoodi nagu rohujuure tasandil tõesti seda teed. Ja saabki käia, kutsutakse koolidesse, teinekord on käidud lasteaias ja tegelikult noored on hoopis avatumad. Jah. Väga hea. Et jätka oma tegevust, et see on suuremane asi. Selle viljumine on küll võib-olla alles tulevikus, aga siiski. Ja, ei, mina tunnen küll seda, et mida rohkem me nendest teemadest räägime, siis ja hästi normaalsel tasandil, mitte et me kogu aeg tahame võrdsust ja aga et kui me käime ja oleme ja teeme tavalisi asju, siis sellest saabki normaalsus, et erinevad inimesed on igal pool. Ja kas see endal ka, et ühiskonnaga tuleb kokku teha ja just, et muidu ei muutu midagi. Elu hakkab ikkagi väljaspoolt nii-öelda 4 seina. Väga hea mõte. Võt selleks, et sinna väljaspoolt 4 seina jõuda, siis järgmine küsimus on, kuidas sa hindad ja suhestud ligipääsetavuse rõõmude ja valudega? Jaa, see on tegelikult alati mulle selline küsimus olnud, et mina isiklikult, minu ligipääsetavuse aluseks on ikkagi käed, mis töötavad hästi, et käed, mis aitavad kodust välja ja käed, mis aitavad mul ikkagi igapäevaselt hakkama saada, et mis ma siis ette ei võta. Et selles suhtes on mul liikumispuudelisena ligipääsetavusega natuke teised lood, et ma saan treppidest liikuda, ma saan ustest et ma ei kasuta otseselt nagu abivahendeid igapäevaseks liikumiseks. Aga jah, et minu ligipääsetavus on teine või teised inimesed aga muidugi ma olen ju teemadega kursis, aga kuna ligipääsetavus konkreetselt praegu minu kohta, siis ma ikkagi tajun seda, et ma ei taju seda, ma tean seda, et ilma teiste inimesteta ma kunagi hakkama ei saaks pikemalt kui 24 tundi, et ma olen ikka öelnud, et kui kodus ma paljalt olen, siis see pole kellegi asi, ma saan endaga hakkama, täna on hea, saab süüa koju tellida, võtab paljas mees selle söögi vastu, veits imelik on, aga ei pea ju ka kullerit nägema. Aga jah, põhimõtteliselt, et ligipääsetavus üleüldiselt on läinud paremaks ja täna me ei räägi õnneks ainult füüsilisest ligipääsetavust, vaid räägime ka ligipääsetavusest, eks ole, infole, meediale, filmidele, laulupeole, tantsupeole, et mulle meeldib nendel teemadel mõelda. Aga jah, et minu ligipääs on teine inimene. Eks sul tööalaselt tuleb ka ju kokku puutada või palju. Jaa, aga ikkagi selles mõttes, et
ka sellel tasandil, et mis ma siin rääkisin, et laiem, nagu ligipääsetavusest laiemalt. Aga no siis siit on keagi liikuda nende käte juurde nii-öelda. Et kuidas sa suhestad nagu abivajaduse ja abi küsimisega, see on nii-öelda meie igapäeva osa. Ja ma suhestun, tuleb natuke nagu minevikku minna, et ma tegelikult teismeea alguses oli ikkagi keeruline selle abi küsimisega, et vist oli 2, 3, 4 inimest väljaspool kodu. Tegelikult neid tuttavaid oli rohkem, aga ikkagi, kui sõpradega välja läksid, siis igaühe käest ma ei tihanud nagu abi küsida. Aga täna kuidagi 8 täiskasvanuks saades, siis läks see nagu valehäbi üle rohkem. Ja täna nüüd 35-selt ma tunnen, et tegelikult peab ikka ennast sundima, et abi küsida, aga ma aeg-ajalt teengi endaga tööd, et kui sa abi ei küsi, siis su elu ongi raskem ja mingid asjad jäävad ka selle tõttu tegemata. Või mingid maitsed proovimata või mingid joogid joomata või... Sest jah, see noorema on psühholoogiliselt nagu raske. Sa muidugi mõtled nagu selle abi küsimisel natuke suuremaks, kui ta on. Ja siis tänases vanuses ma tunnen ka veidi, et kuidagi mõtlen ka, kipun ka jälle suuremaks mõtlema, et kui isiklik abistaja läheb ära ja ma pean uue isikliku abistaja leidma, siis ma ikkagi tunnen, et selle uue isikliku abistaja leidmine on ikkagi võrdlemisi raske. Ja see abistaja otsimine on kõige raskem asi minu. Ja nüüd... Kus me oleme? Et mina küsin sult sellise küsimuse, millele tuleb teine küsimus otsa natukese aja pärast. Minu skriptiväline, keda ja mida sa armastad? See on väga lihtne küsimus. Armastan elu ja olen see mees, kes armastab naisi ka. Et nii ongi. Nii ongi, ja vaata, nagu ma aru saan sinu kärt vaadates, siis seal on abielus minu jätku küsimus siis sulle oleks, et ma tean, et sa oled see inimene, kes on langevargrippe teinud. Kummal päeval oli kõrgem adrenaliini tase, kas esimene hüpe või vabur nobe? Esimene hüpe. Sest ikka esimene hüpe oli ikka palju närvi kõditavam. Siinkohal tervitame sinu naist. Aitäh. Aga jah, see on nagu mõlemaks päevaks saad valmistuda, aga tunne on ikkagi selles mõttes, langevarhüpe on ikkagi nagu selles mõttes nagu hullem, aga veel hullem on benjihüpe. Et ma ei taha öelda hullem, aga adrenaliini rohkem, et abielu on siuke lihtne. Mis elus muutus? Elus muutus see, et kui sõrmus on sõrmes, siis võõrad naised ei taha enam juttu ajada. Või suhtlusega inimesed järelikult? Ma ei arva seda, et iga suhtlus peaks olema nagu eesmärgiga flirtida. Aga jah, millegipärast on nagu veits on siuke tunne, et kui sõrmus on sõrmes, siis sa oled nagu maha kantud mees, jah. Aga mul on hea meel näha, et sul on sõrmus sõrmes, sest mina isiklikult on väga vähe meie hulgast, kellel sihukest asja on. Ja see ei tule ära ka. See on hea sõrmus, kui see sõrmust ei saanud. Ja, tundubki. Siis on korras. Siis on korras. No nii, Jüri. No lähme siis nii-öelda tundemale teise otsa, et mis siin baaseks teeb või vihale ajab? Väga hea küsimus. Tegelikult
mind nagu vihale ajas on see sõda ajanud vihale, ma ei taha öelda vihale, aga kurvaks teinud ja sellised lollakad hetked, kui tehakse kellegile ülekohut või liiga, et ma ei tea, lastele või vanuritele, et see ajab veits närvi ja teeb kurvaks, et kui tehakse liiga nendele, kes ei suuda iseennast kaitsta, et see teeb kurvaks aga viha on nii selline karm emotsioon, et ma nagu üritan mitte vihastada, et ja viha on minus olemas, aga alati, kui ma seda tunnen, siis ma katsun nagu paar 3-4 sekundit nagu hinge tõmmata ja siis läheb mööda, et taastada selline pigem rahulikkus kui ägestuda. Descartes tolle seda klassikat, et tunne on pilvis mööda ujub. Jaa, aga mina näen ka seda või olen selle poolt, et kõikidel tunnetel meie elus on koht ja neid tuleb tunda, aga tuleks ka aru saada, et mis neid tundeid nagu tekitab. Et teinekord, kui tuju on sitt, siis tahaks nagu aru saada, et miks mu tuju siis halb on ja teinekord siis tulebki nagu sisekaemus teha, aga üldiselt mul tujuga probleeme ei ole ja näen asju mitte kindlasti läbi roosade prillide, aga kollaste. Need on näha prillid, mul on väga tubli, et sa oled nagu seda rahulikuma ellu suhtumise endale valinud, et sa säästad sellega oma närvirakk, neid väga tagasi saab. Jaa, täpselt, et alati ma mõtlen, et üritan nagu aru saada, et kus see emotsioon tuleb ja mis seda põhjustab, aga viha on nagu hästi karm, et ma nagu üritan vihkamist kui sellist nagu pigem vältida, aga kui see tuleb, siis ma üritan aru saada, et miks see tuleb ja kus see tuleb. Väga tark lähenemine, et paljudel on sellest midagi õppida. Aga mina siis jätkan järgmise küsimusega, millega ma ka umbes võib-olla ainult midagi, aga vastutusele võite sinu. Kas usk on sinu elus oluline? Jaa, usk endasse on äärmiselt oluline ja kaaslaste usk minusse, aga kui nüüd küsida Jumala-usu kohta, siis ma Jumalat ei usu ja teinekord need teemad, neid on nagu pull arutada, et miks Jumal, ma ei tea, on meid loonud selliseks, nagu me oleme või me teeme seda, mida me teeme. Ja ma kindlasti ei halvusta kedagi, kes usub, aga teinekord ma vist isegi muutun sarkastiliseks nendel teemadel, et tahaks nagu urgitseda, aga need, kes ikka päriselt usuvad, neil on alati vastused olemas. Kipub olema sest mul on nagu 2 sorti sõpru, et üks on katoliikne ja toonaaber on moslem, nii et saab nende teemad üle arutatud küll. Aga kohati tundub, et inimesed kasutavad seda nagu mingi tugisambana või nagu millega toetada. Jaa, kindlasti ja mul on hea meel, kui inimesed raskel hetkel leiavad siis selle Jumala, ütleme siis, või ükskõik kelle, aga et sinna taha nagu varjuda ja kuidagi ma olen tähele pannud ka seda, et kui midagi on hästi läinud, siis Jumal hoiab meid, aga kui midagi on kehvasti, siis on inimese vaba tahe. See tekitab nagu nii-öelda ateistile ikka täiesti tõsise mindfucki, et just see, et nagu sa ütlesid, et on nagu Jumala teene, aga kõik, mis halb on, see tegele sellega ise, et Jumal annab lihtsalt meelegi toimetada, et ma ei tea, natukene irooniline. Jaa, aga ma ei usu, et ma olen päris ateist, et millegisse ma kindlasti usun
ja pigem ma kallistaks puud ja tunneks sealt rohkem energiat ja seda head tunnet kui piiblist ja kirikust ja jumalast. Võib öelda, et sa oli ka see taalaust meil, ka puuju. Mulle meeldib kõiki omade müüse kokku panna, nii et mitte võtta mingi raamat ja siis selle järgi hakata kõndima, et ma ei tea. Ja teinekord aitab ka üks korralik peatäis võtta ja läheb ka mure kergemaks, et hommik on õhtust targem. Selline täiesti usutav, et minu poolt tuleb pähe. On ju? Seda ma usun. Nii. Siis küsin sukest, et mida oled õppinud ja kas ja kuidas sa sind aidanud on? Ja olen õppinud sotsiaaltöö korraldust Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis. Ma ütlen seda, et koolid on mind aidanud tegelikult ühiskonda sulanduda eelkõige ja andnud mulle kaasa selle pagasi, et edasi minna. Siis ma jätsin ühe magistri pooleli, aga see oli ka kindlasti vajalik samm sellepärast, et see aitas mind tollel hetkel elus jõuda töökohale, kuhu ma muidu poleks kandideerinud ja muidugi see on halb, et ma selle magistri pooleli jätsin, et kõik ained olid tehtud ja magistritöö jäi tegemata. Kõlab tuttavalt, jah. Aga tegelikult ma ei saa põttu saada, endal oli sama teema, aga kui see nüüd, ma olin nii rahul, kui need kõik tähtajad ära kukkusid, see oli kuidagi vabanemine. Ja siis tegelikult see mind kripeldama, et see magistritöö mul tegemata ja siis otsustasin minna ka personalijuhtimise magistrisse ja tegelikult oli ka isu sellega venitada, aga mul on hea meel, et sai ennast kokku võetud ja ikkagi täpp pandud, et ja see magister nagu ära tehtud, et mul on veidi kahju, et see magistriharidus jäi nagu COVID-i aega, et hästi palju oli koduõpet ja vähe oli kursakaaslasi. Ja olin ka üliõnnelik, et ma siis ülikoolis ei olnud. Kursakaaslast tuleb keeruline küsimus sinna suunda. Mida pakkus sulle tudengielu, kui seda oli? Jaa, tudengieluga oli tegelikult selles mõttes keeruline, et kui ma arvan, et see oli mu elu üks suurimaid auke aastal 2007, kui kõik mu sõbrad hakkasid tudengielu elama ja ma sain ju aru küll, et vähemalt esimene aasta tudengielu ei tähenda õppimist, vaid tähendab seda, et on oma elu, vanemateta, oma vastutus meripõlvini ja eks see mind nagu rusus, aga samas alati peatäied nutmist avavad nagu uusi uksi ja pesevad nii-öelda meeli, et saab emotsiooni maha, et siis ma läksingi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse, kes oli kaugõpe, sellist tudengi päris elu oli nagu vähe, aga näpuotsaga sai seda maitsta, küll aga siis minu see meripõlvini periood tuli siis, kui ma kolisin Tallinnasse ja pool aastat ma nautisin elu väga, väga palju ja isegi vahest liiga palju. Ja see oli ja iseenesest see oligi selline asi, mis ma tundsin, et võiks mis pidi olema ja mul on hea meel, et see oli. Ma olen küll rahul, et mul õnnestus ka seda kogeda. Jaa. Taskeks, sul on Jüri. Mis tööd sa teed või mida sa oma eluga teed? See, mida ma oma eluga teen, seda näitab järgmised 30 aastat, ehk siis tagasi vaadata on palju mõnusam. Et
aga töötan Töötukassas, olen tööandjate nõustaja ja minu ülesandeks on siis tööandjaid nõustada liikumisvaldkonnas üleüldiselt, mitte ainult nagu liikumispuudes, et see on minu töö ja mida ma oma eluga selles mõttes teen, on elada seda nii hästi kui oskan. Ma olen päris kindel, et kõik inimesed elavad oma elu nii hästi, kui nad oskavad ja kõik teeme halbu ja häid valikuid ja tuleb ka nende halbade valikutega nagu hakkama saada ja enamasti saame ka. See on mina. Mis on muud ühe? Ega jää. Sinu enda või nagu mõnes mõttes vahest juhuste poolt tehtud, aga siiski need tulevad sinule ja sulle ja sinuga kaasa. Jaa, ma olen nagu selles mõttes nõus, et juhustel on meie elus väga tähtis roll, aga küsimus on selles, et kuidas me nagu neid seal juhustes nagu käitume või mis otsuseid me vastu võtame. Nii see on. Et sa oled praegu oma töökohaga rahul? Ma ei ütle, et ma olen 100% iga päev oma töökohaga rahul ja ma ei ütle seda, et ma olen siuke supertöötaja ka. Aga aeg-ajalt ikka tasub nagu endasse vaadata ja mõelda, et see, kus ma täna olen, et kas see on õige koht, kas on äkki veel mingeid võimalusi, et selles suhtes silmad tuleb alati ja kõrvad tuleb alati lahti hoida. Ma olen just ise mõelnud, et mõnikord tuleb ka minevikku vaadata, et see, kus ma praegu olen, see oli kunagi minu unistus, et siis selle pinnalt ka mõelda veidi. Et me kipume võib-olla igapäevas inimesele ära unustama. Jah, et tasub märgata seda, mis on meil nagu meie ümber hästi. Et ma tõesti seda aega tuletan küll meelde, et ma väga nagu vingukott ei ole, aga teinekord, et märgata rohkem, siis tuleb nagu endale meelde tuletada, et olla nagu selles hetkes ja kui koju lähed töölt, siis ka, et seisata korra ja vaata, mis su ümber toimub, et näed, kevad on tulnud ja õues on soe, mitte et käid kogu aeg pilk on maas ja siis arvadki, et on elu selline. Me katsume siis kõik sinu nõuade järgi toimetada. Ega isegi tegelikult toimetada teed ja võib-olla peaks ka vaatama ümber ringi vahepeal või kord nädalast. Jaa. Mis see tüki küljest ei võta. Just. Aga järgmise küsimuse juurde liikudes küsin, et millistes vabaühendustes sa oled toimetanud möödunud, kuidas iganes sa võtta tahad? Ma olen olnud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuses 2 korda ja päris ammu tegelikult sai ka Saaremaa vaimupuudega lastele raha korjatud, et meil oli 2 väga edukat kampaaniat. Sellest on ka nüüd mõnda aega möödas, et ja ma olen nagu selles mõttes aktiivne, et ma päris palju oma elus kirjutan, et kes mind jälgib, see teab, aga jah, viimased pakun 6 aastat, ma ei ole kuskil ühendusse kuulunud või pigem 5-4, et tegelikult ma tunnen, et see oli päris siuke vabastav kogemus ja tegelikult on äge näha, et uued inimesed on peale tulnud ja tegutsevad, et ma seda perioodi, kus ma ei ole kuskile nii-öelda kuulunud, ma olen täiega nautinud. Ja. No sul on sellest täielik õigus, saab piisavalt teinud. Ja alati saab selles mõttes uuesti kandideerida aga ikkagi visioon peab olema, võiks olla selge, et mis sa siis teha tahad, et kuulumise pärast ei ole väga mõtet. Ma ütleks sama, et niisama selle tiksuma ei ole mõtet minna. Ja tuleb ka aru saada, et kõik muutused tulevad tegelikult raskelt. Et mulle hästi meeldib see, et kui inimesed kandideerivad Riigikokku, et siis nad ka annavad endale aru, et see selline muutuste tegemine on raske ja vaevaline, et
jah, ma olen nagu seda meelt, et kui minna, siis mingi siht võiks olla silme ees, aga see, et see siht kätte jõuab, võib-olla ei jõuagi minu eluajal, aga võib-olla järgmistel on nagu lihtsam. Õppida neid väikseid asju nagu märkama. Jaa, see suur siht võiks ikkagi silme ees olla. Aga näiteks täna mina ei oska öelda, mis võiks olla suur siht liikumispuuetega inimeste maailmas, et hästi suur siht võiks olla see, et kõik saaksid oma eluga hakkama ja elada nii nagu nad tahavad ja et meil oleks võrdsus ja et rohi oleks roheline ja kui me räägime võrdsusest, siis tegelikult hästi huvitav on see, et võrdsusega kaasnevad ka sellised asjad, et näed, kes puudeta inimestest ei tahaks saada näiteks töövõime toetust lisaks, ma ei tea, kas või 150 eurot. Aga samas, neil on samamoodi kulutused, eks ole, ja nii edasi. Aga mõnes mõttes nad pole meiega võrdsed, et meid on nagu rohkem hoitud. Tõsi, meil kulub... Nad ei aastas 4 paari, 5 paari tosse kasvanud. Just, ja tahtsingi jõuda sinna, et minul kulub ka tosse ja saapaid väga hästi, et aga see on nagu selline põnev teema, võrdsuse teema, et sellega on nagu põnev mängida, et kui me tahame võrdsust, siis olge võrdsed, kurat. Väga, nii, Jüri, sul on avaline küsimus, midagi meile jagada. Et võib-olla, et milline Lawrence on siis kõige erilisem seiklus seni? See on... Valikud on raske teha. See on väga... ma iga päev tahaksin tsiteerida seda tulnukat, aga ei hakka. Jah, kes tahab, see vaatab ja leiab selle koha üles, et mis seal seikluse kohta öeldakse. Ja täpselt nii ongi, et see eriline seiklus võib olla tegelikult see, et sa jõuad läbi lumise talve, jõuadki sooja pubisse ja võtad selle näiteks esimese külma õlle, sellepärast et näiteks kui ma talvel jõuan pubisse, siis ma olen läbi märg, sest mul on palav, ma kulutan nii palju energiat ja see ongi seiklus, et ma nagu ei tahaks mingit konkreetset asja välja tuua, et jah, ma ei oska, aga ma ei taha ka. Kui sobib, siis jäämegi selle viisakamalt juurde, et jah, et elu on suur seiklus aga need peatükid on ka, et erinevad lihtsalt, jah. Aga nagu sa ütled, et seiklust on parasalt, aga mis sa tunned, on see suurim saavutus on seni? Jaa, mu suurim saavutus on see, et ma elan täna nii iseseisvat elu, kui ma vähegi saan ja et ma ei ela kodus. Et see oli minu teismeja hirm jääda koju aga täna ma elan juba päris hea 12 aastat elan nii-öelda iseseisvalt, et ma olen sellega väga rahul. See on mu elu suurim saavutus. See vist on nii-öelda meie suurustel nii-öelda suurim hirm ka. Jah, aga... Et võib nii minna. Jah, aga see hirm tegelikult nagu lükkab takka ka, et aga eks ma loodan, et elu on veel 2/3 on veel ees, nii et tuleb veel neid saavutusi. Ja aga küsimus kõlab järgmine küsimus taastada. Kes on su suurim eeskuju? Vot, mul on eeskujudega siukse lood, et mul ei ole eeskujusid. Et ma üritan nagu elada nii hästi, kui ma ise oskan,
et ma ei tea. oled oma elu, iseenda elu meister. Jaa, et mulle meeldib vaadata, kui inimestel läheb hästi, aga mul ei ole nagu väga suurt eeskuju, et ma ei tea, võib-olla Tom and Jerry's Tom. Alati jäi ellu isegi kõige raskemates õnnetustes. See on üsna täpne sinu poole isegi ausalt öeldes. Kui ma pean midagi ütlema, siis ma ütlen Tom and Jerry Tom. See on hea eks ole. Jah, tõesti. Väga hea valik. Kiinan. Super. Nii, järgmine küsimus tuleb vist minu poolt, et nimeta 5 puudega inimest, kellele sa Eestis kaasa elad. No nimeta nii palju sa suudad. See 5 optimaalne. Jällegi, mul on au siin istuda teie puudikutega koos ja eks ma elan teile kaasa. Ma nagu jällegi, ma tunnen uhkust, kui keegi saavutab midagi, ta tahab seda jagada, mul on üle hea meel, aga mul ei ole seda 5 inimest, keda ma nagu sihipäraselt jälgin, kaasa elan, kadedust tunnen, et sama nagu nende iidolitega, et mul on hea meel, kui inimestel läheb hästi, mul on hea meel neile seda öelda, mul on hea meel nagu nende rõõmusid kogeda, kahjuks probleemidest räägitakse vähe, et ka neid oleks tegelikult palju põnevam jälgida, sellepärast, et välja öeldud probleem leiab ka peaaegu alati lahenduse. Aga tänane meie ühiskond ja eks ma ise ka, et ega me väga oma probleemidest ei kipu rääkima. Aga äkki peaks tegema mingisugune lihtsalt uitmõte, et mingi probleemi aastas. Ei, nagu, neid on tehtud küll. Ma ei arva, et võiks teha sellise foorumi, aga ma olen mõelnud, et võiks kas või ise, ma ei tea, nädalas korra kirjutada mingist probleemist, mis mul täna või sellel nädalal on. No, et meil neid nutufoorumeid ja gruppe on nagu päris palju ja ma ei näe sellisel halamisel mõtet, kui ei ole seda konstruktiivsust seal taga. Et kui inimesel on abi vaja, siis anna sellest maailmale teada ja enamasti tuleb ka lahendus. Vist, peaaegu alati. Väga sinulik mõtlema. Ma küsin järgmise küsimuse ees, väike matemaatika, kui sa ütled, sa oled täna 35 aastane kena mees. No võtame siit 15 aastat alla ja küsin, et kas 20 aastane sina oleks arvanud, et sa oled oma eluga taas ajal, kus sa oled? Ja kindlasti, et 20 aastane mina oli äge tegelane. Ja ma ei teeks kindlasti midagi teistmoodi oma elus, sest jah, võib-olla mõne südame jätaks murdmata, sest teisele nagu haiget teha ei ole hea. Ja võib-olla mõne asja jätaks ütlemata, aga me teame, et me seda nagu minevikku muuta ei saa õnneks. Siis nii on ja et olen olnud ka mina sitapea, siis nii on ja kahjuks olen ka tulevikus ilmselt, et see on ka osa inimeseks olemisest teinekord tuleb olla. Tule, et sa suudad väga rahvusmaa. Seda peale hulka meil kõigil aega mõelda, et kui sa suudad seda endale tunnistada tänases päevas ja ütled, et seda juhtub ka edaspidi, et väga eluterve suhtumine. Paraku juhtub, me ei ole ideaalsed ja me ei ole... Keegi ei ole nagu alati siuke pai-poiss või pai-laps, pai-tüdruk. Jah, et see ongi see reaalsus, mida võib-olla meie puhul kiputakse unustama või ka teadlikult siis välja lülitama. Ja on küll. Me oleme sellised, nagu me oleme, nagu kõik on, et ei ole ainult see positiivne ja selge. Võime pärsita veada olla.
just, ja me võime aga me oleme ka teinekord. Oleme küll, jah. Nii, Jüri, annan jälle küsimuse valisin. No, siis mida sa soovid, et inimesed sinu kohta teaks? Ja ma ei ole ainult siuke, nii nagu me rääkisime, et meis on ka see nii-öelda paha pool, et teinekord kiputakse meid nagu meile kõike seda head Vitaliseerima kuidagi. Või jah, head nagu külge kleepima, et alati see ei pruugi nii olla, et täitsa tavaline inimene, aga jah, ma arvan, et minu kohta võiks see kehtida, et ma olen alati valmis nagu uuteks tutvusteks ja uuteks seiklusteks, et ma harva ütlen ei. Ja, et võib-olla see on selline, mis ma tahaks, et inimesed minu kohta teaks. Ühesõnaga pakkuge Tomile seiklusi nii aastal 2023 ja kaugemast tuleb. Ja 53 ka. Jah, näete. 30 aastat plaan on paika. Kõikidel seiklustel Tomi ütleb. Ja, aga ega see, selles mõttes, et alati see suhtlus on kahepoolne, et miks sa ei ole mulle helistanud, aga miks ma ei ole sulle helistanud, et täpselt nii see asi on nende selle inimestega suhtlemisega. Suurepärane. Ma loodan näiteks sulle ainult tulevad, et kuidagi sobivad sulle. Valete kohta ei satu, et satuvad. Jah, emosse. See on üks koht, eks ole. No enamasti jah, need emosse sattumised on jah kuidagi juhtunud teinekord, kui emotsioon on kõrge, aga on ka juhtunud täiesti süütutest olukordadest, et nii lihtsalt on ja selleks emad ongi, et seal kiirelt arstiabi saada. Tegi ja juhtub, eks ole, midagi ei ole parata. Ja juhtub ka kodus, et ma mäletan ükskord, ma kukkus lihtsalt, tõusin püsti, astusin, mingi sokk oli kehvasti jalas ja astusin soki peale ja kukkusin kodus peaga vastu kappi, nii et palju õnne. Jah. Nii, aga ma küsisin, ilma emotsi sattumata, et mis teeks aktiivselt elama, siis sulle veel lihtsamaks. Sa oled juba vägagi paljuski aktiivne, aga ma kindlasti on midagi veel. Ma arvan, et tegelikult ma arvan, et täna olla seal, kus ma olen, on okei, et pigem peaks võib-olla mõtlema, et mis siis nagu järgmise 5 aasta plaan on, et mõelda nagu rahulikult sellele, et võib-olla jah, pisut rahulikust. Aga enda puhul ma praegu tunnen, et ma ei tea, miks see nii on, kas see maailm on nagu mind selliseks teinud, aga tunnen hästi, et tahaks nagu rohkem ja rohkem emotsioone ja rohkem käia. Ja näha, et veits nagu siuke tunne on, et kunagi ei tea, millal nagu elu nagu otsa saab, aga mitte küll nii, aga jah, kuidagi raske on nagu kodus olla lihtsalt passida. See võib olla eelmise 3 aasta mõnud, mis meil siin on olnud, et jah, võib olla küll, aga kuidagi jah, tahaks nagu käia ja kogeda ja saada emotsioone ja kõiksugu emotsioone. No saab see mõte panebki toimetama, et sa tead, et kunagi ei tea, kui kaua seda saab. Võib-olla tõesti. Siis, mis on sul nii-öelda kogumishuvi või eriline kirg? Ma ei kogu midagi. Et kommipabereid ei kogu, pastakaid ei kogu, ma ei tea, mida inimesed koguvad, õllepurke ja nii edasi. Ma arvan, et ma kogun aeg-ajalt raha. Aga nagu teadlikult üritan säästa selles mõttes, jah, aga jah, ma ei kogu ja mis see teine pool oli? Kirg.
eriline kirg. No mul meeldib tegelikult pornot vaadata aeg-ajalt. Ja ma toon selle siia sisse. Nii. Mis praegu on keerulisem teostada seda või? Ei ole. Ei ole. Ei. See teeb ikka võimaluse. Nii. Aga väga hea, et sul vähemalt selline elu ilma kiret ikka oleks. Küsime siis juba, kui füüsilise tegevus läksid. Mis spordiga sa tegeled, mis sul südamega? Kas sul on paneb? Sport, mulle meeldib jooksmine. Ma küll, jah, jooksmine on selles mõttes mulle hästi kasulik. Ja tegelikult langevarjusport iseenesest on ka, aga ma arvan, et seda ei saa nagu minu puhul spordiks nimetada, et kui inimene ühe korra aastas hüppab langevarjuga, siis ta ei ole mingi langevarjusportlane. Et, aga mulle meeldib tõesti jooksmine, vaadata meeldib rallit ja jalgpalli. Tõsi, ma ei ole mingi ekspert, mul ei ole nagu valdkonda, kus ma oleksin spordis ekspert, et ma ei jälgi, kes kuhu liitub või kes kui palju kellegi eest maksti või kes mis positsioonil väga hästi mängib ja kes ei saa üldse hakkama, et ma olen selles mõttes siuke loll tugitooli sportlane, et ma tegelikult konkreetselt võib-olla tean nagu vähe spordist kui sellisest. Kas sa mitte ei teinud? Jaa, ma tegin Muay Thaid, aga sellega kahjuks, mis on ka puudega inimesel päris siuke teinekord kipub olema, et ma Muay Thaid oleks saanud teha, siis ma oleks saanud teha täpselt seda töö ajal ja tegelikult, et töö ajalt nagu sisuliselt 2 tundi 3 korda nädalas ära käia, et see oli nagu selles mõttes oleks saanud keeruline. Ja osaga meie teed läksid nagu lahku, aga see oli tõesti nagu füüsiliselt hästi arendav ja hullult äge ja tegi mind nagu rahulikumaks, et ma üldse ei arva, et ma kunagi sinna poole nagu tagasi vaatan, et mulle nagu väga-väga meeldis, aga jah, et õhtused grupi nii-öelda trennid mulle ei sobi ja et saada eraldi aegu, siis oli nagu keeruline, et kuidas öelda, töö hakkas eraelu segama kahjuks. Ma loodan, et sul teed hästi ühel päeval on parem. Ma loodan ka. See oli täiesti next ja läbi, mida kõrvalt vaadanud. Jaa. Mis oskus sa tahaksid omada veel õppida? Ma tahaks mingit keelt õppida korralikult rääkima veel peale inglise keele. Tegelikult oleks äge, kui räägiks ka vene keelt palju rohkem, aga mingi näiteks hispaania keel oleks äge, et ma tahaks osata hispaania keelt. Et hispaania keelt räägib maailmas väga palju inimesi, et see oleks kindlasti... Ise sai proovitud isegi. Jah, et oleks tore seda osata, et... Aga üldiselt mul on hea meel, et ma praegu midagi ei õpi, et õppimine on üsna tüütu. Tüütu, aga arendav, jah? Nõus. Jah. Milline muusika sul vene käima on? Jaa, ma kuulan tõesti seina muusikat, et ma selles mõttes mingi bändid, mis mul praegu võiks nagu meelde tulla, et System of a Down, Metallica, Slipknot, Ruja, Viiralt, Revals, ja nii edasi ja mul on oma lemmik DJ ka, on Paul Kalkbrenner, et ma tõesti kuulan suht seinast seina muusikat.
sa käid just kontserditel ka käinud päris palju. Jaa, ma armastan kontserditel käia. See on nagu... kontserditel käimine on äge, väsitav, mõnevõrra ka tüütu. See tahab asja ajamist saada, alati on vaja inimene leida, sellepärast, et kontserdil on vaja igasugust abi, on vaja õlut juua, on vaja vetsus käia, on vaja jope seljast ära saada, mida iganes, et milline huvitav pöördmõrde siin seos. Jaa, nii on. See on nagu selles mõttes paradoksaalne, et mida rohkem, mida aktiivsem sa oled, seda suurem on see abivajadus. Tõsi. Jah, et kodus abivajadus vahest ei olegi nii suur, aga kui on vaja kuskile minna, siis on vaja minna alati kellegiga koos, et see inimese leidmine on sageli üsna keeruline ja tegelikult ma tunnen, et mida vanemaks ma saan, seda keerulisemaks see läheb ja seda selle tõttu, et paljudel on pered ja mis iganes, et selles mõttes on keeruline, jah. Et jah, see pereteema on kindlasti üks oluline muutus, et ülikooli ajal on kõik sul olemas, aga pärastpoole ikka et mõnikord ikka tunned ikka üsna nii-öelda raske on küsida, sa tead, et tal on ju pere ja muud toimetud. Jaa, aga ma arvan, et pikas plaanis saab nagu asju planeerida, et alati tuleb nagu küsida. Ja tihti oleme meie just see, kes sellele pereinimesele vaheldust vahel pakub. Jaa, absoluutselt. Nii on unestud küsima. Kumb tahab? Milline on tulevik sinu vaates? Seda, mis ma puudutan ka suht palju. Jaa, Võta kuidagi kristalliseeri seda ja kokku seda otsast nii. Homme on ka tulevik, et tulevik on helge, tulevik on kindlasti parem. Ma olen nagu seda meelt, et iga päev saab olla eelmisest parem. Jah, rohkem ma ei oskagi tuleviku kohta midagi prognoosida. Jah. Mina küsin nüüd natuke utoopilisi küsimusi ka meelde lõpupoole, et mida sa tahaksid, et keegi sul küsiks, aga sult ei ole seda küsitud? Aga ma küsin seda ikka. Tõotas minuga kokku seda. Jaa, see, jah. Jah, mida ma tahan, et keegi minult küsiks, mida veel ei ole küsitud. See on keeruline, äkki tuleb midagi hiljem mul pähe, aga praegu ma ei oska nagu selle küsimusele vastata. See on tõesti väga keeruline küsimus. Nii, küsimus. Ma kasutan siis mul õnnestus ühes podcastis käia, kus seda küsiti. Nii. Mida teeksid 1 000 000 euroga enda ja ühiskonna hea? Enda jaoks maksaks ära pangalaenu, ostaks korteri, kus oleks lift ja rõdu ja väike saun, sest hästi armastan saunas käia. Siis oleks umbes mingi 200 000 kulutatud, ma pakun laias laastus. Ma arvan, et 100 000 eest ma looksin sellise fondi, kuhu siis liikumispuudega inimesed, kus nad saaksid raha taodelda, et käia reisidel ja just ilma pereta, et tegelikult ma näen seda, et reisidel käimine avardab hästi maailma ja tegelikult aitab nagu endaga rohkem ka sõbraks saada ja areneda, et ma tajun seda, et võib-olla puudega inimestel üleüldiselt on nagu raskem reisidele minna, et tuleb leida kaaslane, mida iganes mõelda ligipääsetavuse peale, kõik see võib rohkem raha nõuda, et ma arvan, et siuke fond oleks äge luua, kus siis, jah, aga minu eesmärk oleks see, et ei tuleks sealt mingit perereisi,
või et ei tuleks, et ema-isa tulevad kaasa, aga pigem, et sa lähed oma elukaaslasega, sa lähed oma sõpradega, aga et siis sa saad ka mingi abilise kaasa võtta ja et ta saab sellest tasu ja niimoodi planeerida. See on väga niimoodi mõeldud. Jah, et minu arust see oleks nagu lahe asi, mis ära teha. Siis ma investeeriksin, siis ma reisiksin ja põhimõtteliselt annaksin võib-olla sõpradele midagi, headele sõpradele, vanematele ja ma ei tea, raha jääb ülegi, et ei oskagi seda miljonit kohe ära kulutada. Aga mingid ideed on. Ideed on sul head. Väga huvitavad ideed. No mis muud, kui pärast koju oled ostnud üks lotopilts. Just, et tõesti, pole ammu ostnud, et võib-olla peaks. Ja. Nii, eelviimane küsimus tuleb minult, lihtne ja lühike. Mis sind õnnelikuks teeb? Korda läinud päev ja selles mõttes, kui lähedastel on kõik hästi ja tegelikult seda õnne on lihtne leida, et tuleb ainult avatud silmadega vaadata. Ja siis, mida sa soovid lõpetuseks öelda? Jaa, ma tahaksin seda öelda, et tuleb kodust välja tulla, kui raske see ka poleks ja siis hakkab elu juhtuma, et paraku jah, räägitakse küll, et meil tuleb terve maailm koju kätte, aga ikkagi see pole see maailm, mis siis, kui sa lähed ikkagi kodust välja. Et siis tulge kodudest välja ja minge tööle raisk. Et selles mõttes, et tööl avanevad ka võimalused ja kohtud inimestega ja eneseteostus on elus väga oluline. Nii ta on. No aga saab öelda, et selline sai meie teine saade. Sulle, Tom, soovime palju ilusaid kevadsuvisid seiklusi. Aitäh. Ja loomulikult elus vajana voolavat jätkuvat armastust. Ja õlut. Õlut pealt Tommi. Sinu sõrmes tõesti kannaksin armastusega roogile. Ning meie teiega kohtume järgmisel kuul, kui meile tuleb külla esimene lihast ja luust naiskülaline. Kes ta on, kust tuleb ja mida me temalt küsime, seda kuulete juba mais. Jüri, mis sina tahaks lõpetuseks öelda? Oli väga vestlus, et tuttame juba saada. Jaa, teeme nii, aga kohtumiseni. Kohtumiseni. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.